Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba Sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets. Täna teeme kokkuvõtte kevadistungjärgust, sellest, kuidas Euroopa Liit tegelikult ei kaitse inimkaubanduse vastu meie kodanikke ning uuest rünnakust vabaduste vastu seoses nakkushaiguste ennetamise seaduse muudatustega. Aga Evelin, läheme siis meie kevadistungjärgu juurde. Meie jaoks oli see väga intensiivne. Ainuüksi sel nädalal pidasid sa mitu kõnet ja küsisime palju küsimusi, algatasime eelnõusid, arupärimisi, nii et opositsioon hoidis tegelikult EKRE eestvedamisel päris tugevalt joont ja ma näen, et vastaspool oli lausa ära väsinud. Ja tere ka minu poolt ja tõesti, nagu sa ütlesid, on EKRE pidanud opositsioonina pidama mitmeid tõsiseid lahinguid, et takistada Eesti jaoks kahjulike seaduste vastuvõtmist ja ausalt öeldes tekitab minus juba teatavad õõva hetk, kui valitsuse esindaja tuleb kõnepulti järjekordset eelnõu tutvustama ja mul on raske meenutada mõnd olulist seadust, mille kohta võiks veendunult öelda, et see parandab Eesti inimeste elu või tugevdab meie riiki. Ja kui ongi mõni positiivne seadus vastu võetud, siis on see pigem varasemate praakseaduste parandused, näiteks peatati kütuse ja elektriaktsiiside tõus, parandati siis seda hasartmängu maksuseaduses olnud viga, mis põhjustas Eestile miljonitesse eurodesse ulatavat kahju ja siis, mis seal veel oli, korrigeeriti automaksu, et lastega pered ei pidanud enam nii palju maksma. See oli põhiseadus vastaseks kuulutatud, muidu nad ei oleks seda sõrmeliigutust ka teinud. Et õiguskantsler tuli selle teemaga välja, aga ma tahaks sinu ühe teene välja tuua, sest sina tõid välja algatuse, millega siis omavalitsustele ja kohalikele kogukondadele appi tulla ja meie eelnõu nägi ette, et kui tuule- ja päikesepargid pankrotistuvad, siis kulud ei tohi jääda kohalike omavalitsuste ja maksumaksja õlgadele. Et kuhu see lõpuks siis välja jõudis meie põrgatatud pall? Jah, et kui ma selle eelnõu Riigikokku tõin ja komisjonis ka juba arutasime, siis tulid Kliimaministeeriumis ametnikud ja rääkisid, et tõesti, et see on probleem, kui juhtub nii, et arendaja ei pea oma sõna. Täiesti mulle tundus, et nad pärast kasutasid isegi minu teksti, nad tegid analüüsi, et millised võivad tagajärjed olla, kui arendaja ei pea sõna, läheb pankrotti, et kes siis maksab selle tuulepargi lammutamise eest ja nüüd nad on saatnud selle analüüsiga kohalikele omavalitsustele ja Kliimaagentuuri lehekülje pealt leiab ka. Aga jah, nad tõdevad, et tõesti selline probleem on olemas, tuuakse ka mõned arvutused välja, mis näitavad, et kui kalliks võivad minna tuuleparkide lammutamised, aga minu jaoks need lammutuskulud ei päde, seal ühe tuuliku kohta tuuakse seal mingi kulu 34 000 eurot lammutuskulu, kuigi me juba teame, et kui see Tüükri tuulik, mis läks põlema ja mille jaoks telliti kraana, et selle kraana hind, selle kobaka, selle generaatori mahavõtmine maksis ainuüksi 80 000 eurot. Et see kraana, mis selle ülevalt alla tõstis, toodi mitme furgooniga kohale, pandi üles ja nüüd nad tulevad rääkima, et ei, et nii odav on selle 300 meetri kõrguse tuuliku lammutamine, et see ei päde. Just tuligi teade, et Kehra külje alla ja Raasiku külje alla tahetakse
teha 3 tuuleparki kaugus asulast umbes 1 kilomeetrit. See on ju pöörane, seal tuleb rahva ülestõus, et siin ei olegi muud, kui me peame seda rahva ülestõusu aitama korraldada, sest muidu ikkagi tehakse inimeste elu põrguks. Aga jaa, see näitab, et ikkagi sinu mõned algatused võivad olla abiks. Mäletad, kuidas me tõstatasime selle, et ajakirjanikud hakkasid raha saama, mingit euroraha saama, et hakata propagandistlikke artikleid kirjutama. Palju see summa oli? Oi, see oli minu meelest ühelt poolt oli see 300 000 ja sealt veel ka päris suured summad. Ja muide, see oli selline alatud rikk, mis hiljem tuli välja, et see ajakirjandusosakond pandigi kinni, kuna ei olnud nõuet, ei olnud tarvitus. Nad tahtsid euroraha suunata ajakirjanduse teaduskonda, et siis hakata ajakirjanikke koolitama euromeelseteks, aga kuna me tõstatasime selle küsimuse, et kas ajakirjaniku on sõltumatu ja vaba, et miks peaks ajakirjaniku vaateid kuidagi euroraha. See oli just immigratsioonile suunatud koolitus, et ikkagi neeger ja araablane on kallis varandus ja need tuleb kõik vastu võtta. Aga ma arvan, et nad tegid kerge südamega selle otsuse, sellepärast, et nende arvates on ajakirjanikud juba piisavalt ära pestud ajudega, et sealt nad ei muretse, et nende peavoolumeedia on täiesti küpse nende peos tugevas rusikas, mis seal enam praegu raha kulutada, kui natuke tuleb ju kokku ka tõmmata, et on vaja ju veel transinimestele raha anda ja igale poole kulub. Ja ma tooks veel nagu ühe probleemi välja, millest on isegi rääkinud Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Eesti Pank, Eesti majandus ja rahandus liigub pankroti kursil, sest Eesti riigivõlg ju mitmekordistub. Me võtame praegust laenu jooksvateks kuludeks ja nüüd hiljuti võeti vastu eile võeti vastu lisaeelarve, mis tegelikult ikkagi veel võimendab seda probleemi, et me ei tule omadega toime ja Anneli Akkermann, kes siis oli komisjoni poolne ettekandja, ütles, et ei, me ikkagi oleme võrreldes teiste Euroopa riikidega ikkagi madala laenukoormusega ja muide kõik panid tähele, et endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev olid väga selle vastu ja ma nägin, nad ei tulnud hääletama, meie hääletasime vastu, neid nähtavasti ei lastud oma kabinetist välja, et kui hääletus oli lõppenud, siis nad liikusid Riigikogu saali suunas, et nende oma enda sees on see vastuolu, et vähegi mõtlev inimene saab aru, et natukene peaks seda asja nagu tasakaalus hoidma, et riigi rahandust ei saa lasta nii põhja nagu praegu. See lihtsalt läheb nende enda sõnumitega täielikult vastuollu. Nad käituvad hetkel Jürgen Ligi juhtimisel, et pärast meid tulgu veel ja ei, nad on otsustanud maksimaalselt sildu põletada. No aga selle eest käis Võrklaev oma paraadil, nii et Eesti rahvas rõõmusta. see lahendab kõik probleemid. Ja muide, me ju see nädal avaldasime või mitte ei avaldanud, aga me tegime umbusaldusavalduse Jürgen Ligile ja sealt, mis vastu tuli, nii masendav on vaadata, et Eesti riigil ei ole paremat rahandusministrit kui see Jürgen Ligi, milline hale tossike ta on. Ma ei tea, kas ta teeb nimelt seda nägu, et ta ei saa mitte milleskist aru või tal on mingi tervisehäire, täiesti selline kompleksides mehikene, kelle lemmiktegevus on naisi sõimata. Vaat see on see feministide lemmikminister, et siis on neil suu lukus. Ja kui need Refikad või Kallas või Kaja Kallas ütleb, et mis sa paned raha sisse, lupsti laps lendab välja ja nii ei saa rahastada peresid. Ja kui veel Jürgen Ligist rääkida, et eks me küsisime just selle kohta,
kohta, et riigieelarve nagu nii miinustest, et meil on nii suured võlad, et kõik meid hoiatavad, IMF hoiatab, Eesti Pank hoiatab, et võtaks nagu kokku ennast, et ärme tee nii suuri põhiline on, et jooksvatele kuludele pannakse, mitte investeeringutele, et laenu võib ju võtta ka, aga nemad võtavad oma laenusid rohepöörde maniakaalsuse läbiviimiseks. See, mis kukutab majandust igast otsast, et nad tegelikult, see raha tuleb kahjulikele asjadele nagu rohepöördele, mida nad sisse imevad. Riigikaitse on vajalik asi, selle vastu ma ei vaidle, aga ma ütlen, seal nad laristavad ka seda oma sõpradele. No ega seal riigikaitse puhul ju selliseid sisulisi lahendusi ei ole, ainult paneme raha sinna, ka see inimene, selline salm või palm tuleb ja teatab avalikult ajakirjanduse vahendusel, et oi, me oleme droonindusest nüüd ajast nii maha jäänud. Halloo, sa ise oled seal jalgupidi sees olnud ja nüüd tuled teatama, et oi, me ei teagi, et drooni arendus on meist Aga siin ma peangi natuke tausta selgitama, et kui selline avaldus tuli, et no mõnes mõttes on kõik riigid peaaegu maha jäänud peale Ukraina ja tema vastase Venemaa. Kõik nagu lohisevad järgi. Eestis tasapisi see areng toimub muidugi mitte rahuldava tempoga, aga siis kui räägib Palm, kes on Frankenburgi ettevõtte omanik, kes sai juba 7 miljonit riigilt ja ütleb, et innovatsioonile tuleb investeerida 10% kaitse-eelarvest, siis loe tõlgis eesti keelde, andke Frankenburgile 30 miljonit, küll me sellega midagi teeme või andke 100 miljonit, küll me sellega midagi teeme. Siin peab nägema artikli taha, et need, kes andetuse pärast minema löödis, et kaitseväest ei saanud kaitseväe juhatajaks, kus juures ka kindral Kiili kiidab, et kaitseväe juhtimine on järsult paranenud tänu uuele kaitseväe juhatajale, kuna Heremi soosik ei saanud sinna, siis võibki öelda seda, et nüüd nad siis krativad raha nii palju kui võimalik kaitseväelt ja see on ohtlik. Siin on korruptsiooni oht ülikõrge ja nagu me ühes saates rääkisime, et pöörduukse efekt, pöörduks nagu lausa pöörleb kohutava kiirusega, et ametniku järel hüppab erafirmadesse ja hakkavad siis endale raha kerjama riigikassast. Kui mõtlen selle koha pealt, et kui küüniline peab olema, et sa oled ise süsteemi sees, sa oled näinud neid oma kaasvõitlejaid ja nüüd sa püüad neilt kuidagi raha pihta panna oma mingitele tegevusetusele, et nad teevad midagi, ei tea mida. Raha läheb, tulemust ei ole, mitte mingit võimekust ei ole kuskilt otsast tekkinud, ainult kõik on paberi peal. Ma tahaks korraks veel Jürgen Ligi juurde tagasi tulla, et ma nägin, et oli ilmselgelt häiritud minu küsimuse peale, kui ma küsisin, et kuulge, teil on keeruline minevik. Esiteks te võitlesite ajateenistuse vastu, kui olite kaitseminister, hambad ristis. Selle peale ta kokutas, et mina ei võidelnud, ma tahtsin ainult diskussiooni algatada. See on täielik vale. Ta ikka lammutas 2 käega, paugutas uksi, vähendas aastakäike nii väikseks kui võimalik, tegi kohutavat kahju koos oma Reformierakonnaga. Nagu agent töötas, jah. Vaat siin võiks rääkida, et Kreml tahaks sellist kaitseministrit, kes ütleb, et 5000 poisi asemel võtate 2000, nagu tema ajal oli, et see oli lihtsalt, ütleme, et lausa kriminaalne tegevus. Ja siis ütlesin, et aga kuulge, teie andekuse alla käis ka see, et maailma suurim rahapesu käis teie silme all, et kas see on jälle uhkeldamise koht ja nüüd te siis olete see, kes kõige kiiremas tempos meid võlastab ja teine asi, et te ei ole võimeline tagama mitte mingit majanduskasvu. 5 aastat on läinud ja muudkui puhute sooja õhku ja rohepööret. Et muidugi Ligi jäi kukkumata, aga siiski vastuhääli oli palju. Kuna see istung kestis 4,5 tundi, siis oli natuke vähem hääli, sest osad pidid juba ära minema. Sest tegelikult nii kõrgelt ei ole ühtegi ministrit viimasel ajal
umbusaldatud, et enamasti ei võeta seda nii tõsiselt, sest ikkagi koalitsioonil on 52 häält ja see koalitsioon püsib, sest neil ei ole kukkuda mitte kuhugi, toetust neil ei ole ja nüüd ka need seadused on nii räiged, et nad ei vastuta mitte millegi eest. Ja mis veel Jürgen Ligi kohta rääkida, et tema ju ka ei vastuta ja nüüd nad on mõtnud ka koos Kristen Michaliga sellise hoiaku, et inimesed nagunii aru ei saa, mis toimub, nemad kuulavad seda teksti, Jürgen Ligi tuleb ka sinna, räägib, et kõik on hästi. Vale, ei, meil ei ole kõige suurem laen, ei, kõik majandus ikkagi ju tõuseb, mis te valetate ja täpselt samamoodi tuleb Kristen Michal, räägib ka, et oi, mida te halvustate, kõik on ju hästi ja ei tasu selliseid jutte ajada ja mis ma veel panin tähele Jürgen Ligi puhul, et kui oli sisuline küsimus, et andku nagu vastust, siis ta ütleb selle peale, et ma olen sellele juba vastanud ja siis ta nagu hindab, et mõelge ka ikka, mida te mult küsite ja ärge lugege seda küsimust sealt paberi pealt ja mis te tänitate? No ärge tänitage, Jürgen Ligi põhilause. Ja see oli tegelikult inetu vaadata kõrvalt, et meil on selline ätist, see on parlamendis kõige kauem olnud inimene, et mul tuleb üks näide veel meelde tema võimekusest, kui ta välisminister oli, seda inglise keel oli nii kohutav, et tead, füüsiliselt hakkas valus. Et ta on nagu iga ala kõige halvem minister. Vahel öeldaksegi, et iga ala minister, kes teeb keskmist tööd, on keskpärasus midagi ei tee, aga Jürgen Ligi on igas valdkonnas ülimat kahju tekitanud. Rahapesuminister, kaitseväe lammutamise minister, nüüd majanduskidumise minister, rohepesuminister, lihtsalt fantastiline. Ma kiidan Eesti rahva atleetlikkust, ta on ikka veel püsti, ikka veel jaksab, eks ole, ja kuidagi saavad pensionärid allahindlustest ka oma toidu veel kätte. Ja... Tuletame meelde ajaloost, me oleme üle elanud Põhjasõja ja katku. Ja Jürgen Ligi on üks neist, sest kui niimoodi Eesti rahvast hävitatakse, nagu praegust valitsus teeb, et inimeste elu nii halvaks tehtud, et naised ei taha enam lapsi saada, pered kolivad ära, lähevad välismaale, tehakse neid seadusi selliseid, et saaks neid välismaalasi ja immigrante sisse tuua. Oluline on öelda ka, et iga aasta on uus rekord sündimuse ja languse osas, et täna kohtusin Ukraina sõprusrühmaga, kes käis Riigikogus ja teate, meie sündivus on ju küllaltki lähedal sõjas oleva Ukrainaga. Sa kujutad ette, kumb siis, me oleks ka nagu päris kuumas sõjas, et majandus kidub, kusjuures Ukraina suudab kuidagi abirahadega oma majandust püsti hoida, meie ei suuda rahu ajal ka korralikult majandada. Ja kuidas siis nii on, et ukrainlased võitlevad, nad saavad ikka veel kuidagi oma 0,8 last kätte, aga eestlased saavad 1,1. Kuidas see nüüd nii on, eks ole, et me oleme samas seisus nagu sõdiv Ukraina igas asjas ja siis usutakse ka veel seda pläusti, mida ega Jürgen Ligi ajas ju välja seda, et ikkagi Ukraina sõda on kõiges süüdi. Aga ma küsin, et huvitav, et me saime siis koroonakriisi ajal, kui olid sulgemised 8,3% majanduskasvu, aga nad ei suuda 5 aastat seierit liigutada. Ja ma olen ka tegelikult avalikkuses kuulnud, kuidas inimesed ongi nii ajupestud, et nad räägivad, et pole hullu, kui sündivust ei ole, et meil on selline hea immigratsioon, et õpetame inimesed eesti keelt rääkima ja kõik läheb hästi. Ja nüüd vaatadki, et meil on ju nii palju seadusi tulnud, mis seda immigratsiooni soodustavad, et nii välismaalaste seaduses, kui inimene tuleb siia Eestisse tööle, ta võib olla mingi pea aasta aega, võib ta olla töötu, lihtsalt siin ringi lonkida, saada abiraha. Tõrjuda välja meie tööjõudu, sest piisab, et ta saab 80% sektori palgast. No aga see on lõputu jutt, sellepärast, et see kahju on nagu pidev ja püsiv ja vaata kevadistungjärgu osas mainiks ka tõesti, see viisid õigele teemale, et see immigratsiooniseaduste pakett
see on lihtsalt väga pikaajalise ja kohutava mõjuga, et niigi on Tallinn venestumas, niigi mitmed kohad venestuvad ja võõrtööjõud pressib sisse. No nüüd tehakse ikka uksed päris vallale. Ütlengi, et majanduse me saaksime kohe kasvama, kui me selle idiootse rohepöörde välja viskame oma seadustest, et lõpetame need ETS1 ja ETS2 ära. Ja me tegimegi ettepaneku kvoodisüsteemist väljuda ja kusjuures see ei tulnud juhuslikult, et teeme lihtsalt ühe ettepaneku. Itaalia tegi sama ettepaneku ja me siis proovisime tugevdada seda sõnumit. Ja mõtledki, et kui sa need seadusest välja viskad, hakkab majandus kasvama. Inimestel on ju kõige olulisem energia hind. Kui elekter on nii kallis, siis suretab välja see igasuguse ettevõtluse. Aga mida teha nende tuhandete immigrantidega ja kusjuures meile tuleb ju põhiliselt endise Nõukogude Liidu aladelt, et eelkõige sealt Kesk-Aasia riikidest ja mõnes mõttes see juba meenutabki seda 1980. aastate massimigratsiooni ja mille tagajärgedega me tegeleme ju tänani. Ja kui kuulad, et igal pool on vene keel, siis ma arvan, et mingil hetkel asi läheb ikka väga-väga kriitiliseks. Aga Tallinnas on küll inimesed nii ära tuimestatud, et 7%, kui seda numbrit uskuda, siis 7% võitleb veel immigratsiooni vastu, need, kes EKRE toetavad. Ülejäänud lasevad ludinal minna, las käia, las pealinn muutub vene. Las tuleb 60% välismaalasi, et see on juba ajupestus, ma ütlen. Ja siis veel, et millega nagu ei ole tegeletud tõesti selle majanduse ohjamisega või tähendab selle võlakoormus ohjamisega ja millega veel ei tegeleta on ju telefonipettuste epideemiaga, et see ei ole mitte kuhugi kadunud. Siiamaani saad lugeda, et jälle üks inimene kaotas 26 000, jälle see nädalavahetus oleks 200 000 ja võtame kas või kunstnike liidu, et nemad kaotasid 700 000 ja muide nad plaanivad nüüd 700 000 laenu võtta. Hirmus hakkab, et... Kuulge, esiteks keegi tagasi ei astu, teil oleks vaja keretäis tappa anda, tead. Mitte niimoodi, et te nüüd võtate 700 000 laena, keegi ei võta vastutust. Ja muide, järgmises saates olge valmis, me räägime ka Rakvere kooli teemast põhjalikumalt, mis puudutab meie umbusaldusavaldust abilinnapea Kairit Pihlaku suhtes, kes vallandas 3 väga tugevat pedagoogi, Vabaduse kooli direktori ja 2 sotsiaalpedagoogi. No oli ikka räige küll ja meeleavaldus oli lausa Rakvere volikogu ees. Muide, ma vaatasin Kairit Pihlaku intervjuud pärast seda meeleavaldust, et minule jääb nagu selline mulje, et sa ei tohigi lastel keelata veipimist koolis, et kui sa ütled, et kus su veip on, et anna siljad ära, käi vetsus seda tegemas, see öeldakse, oi, aga lastel on ka inimõigused, sa ei tohi neilt veipi ära võtta. Kuulge, aga kus me siis jõuame, et lapsevanemad tulevad ütlema, et oi, ei tohi minu lapse asju vaadata, et teeme eraldi veipimise tunni, paneme kooli kohustuslikuks, sest vaata, lastega on ikka nii, et kõik see, mis on sunduslik, on ebameeldiv ja see, mis on keelatud, on meeldiv. Et mina näen, et asi on ikkagi nii äärmusesse kaldunud, et õpetajaid ei kaitse enam mitte keegi. Piisab sellest, et mingi lapsevanem teeb vale kaebuse, järgneb sellele, et teeme terve kooli juhtkonna lahti. Ma võtan veel 3 minutit selle teema jaoks, sest võib-olla inimesed lähevad suvepuhkusele ja ei kuulegi pärast jaanipäeva. Ehk siis oluline on see, et mina pidasin ka kõne Kairit Pihlaku umbusaldamiseks nii siis meeleavaldusel, mida korraldasid tegelikult õpetajad, sest nad läksid oma direktorit ja kolleege kaitsma, sest neil on tõeline hirm, et nad ei saagi enam ohjeldada igasugust lamenti koolis, suitsetamist ja kõike. Eesti õpetajate autoriteet on maha tallatud ja minu meelest on täiesti süüdimatu, kuidas Triin Varek ja Kairit Pihlak lasevad inimesed lahti, kes peaks oma elutöö preemia, kes on kogu elu pühendanud Eesti õpilaste harimisele, ohverdanud tegelikult kõik oma nagu erialase
pingutuse selle nimel ja siis visatakse nagu nartsud minema, see on häbiväärne lihtsalt. Ja see on meie haridussüsteemile hirmu õhkkonna tekitab. Ja mina ikkagi kritiseeriks siinkohal ka ajakirjanikke selle asemel, et uurida välja, mis tegelikult juhtus, asutakse tähendab selle võimu kaitsvale positsioonile, et tegelikult on ju Kairi Pihlak ja Rakvere isamaaline linnavõim ju, nad on ju tugevamas positsioonis, et neid ei ole vaja kaitsta, neil on võim, mis neid kaitseb. Ajakirjanik peaks just asuma pigem nõrgema poole peale uurima välja, mis seal tegelikult juhtus, kas täpselt oli see, mida kirjeldati või oli see laste väljamõeldis. Ja ei juhtunudki nii, et Virumaa Teataja tegi tohutu skandaali ja siis kusjuures näha on, et ta tahtis ideoloogiliselt töödelda kõiki, et ta ei võtnud intervjuusid vastaspoolelt, kriitikutelt. Aivar Ojaperv läks isegi meeleavaldajate juurde ja küsis, mis palagan siin toimub. Inimene kuulas peal. See oli positsiooni täielikult ära võtnud. Palagan, sa lähed intelligentsete õpetajate juurde, meeleavalduse korraldasid ju õpetajad. Üle 5 aasta toimub Rakveres meeleavaldus linnavolikogu ees. Eelmine oli EKRE meeleavaldus homofestivali rahastamise vastu. Ja siis niimoodi nähvatakse, et mida te siin kogunete, et kas siis on nii, et ainult Virumaa Teataja võib protsessi juhtida, keegi ei või ju ise arvata. Ja ma vaatasin selle intervjuu proportsiooni õpetaja ja esiteks veel, kuidas intervjuu läbi viidi. Plakatidega meeleavaldajast õpetajad rünnati. Nii, mis te teete siin? Mis ei meeldi midagi või? Ja siis mindi siis Kairi Pihlaku juurde jutuga, kuidas see nüüd niimoodi juhtunud on? Oi, teil on vist väga raske. Ja igal juhul see teema haiseb ja minu üks sõnum oli, et seadust rikuvad hoopis abilinnapea ja linnapea, sest nad ei suuda koolides korda tagada ja need, kes võitlevad õpilaste, vanemate ja õpetajate huvide eest ehk direktor ja sotsiaalpedagoogid, kes seda anarhiat püüavad ohjeldada, sest seaduse nõue on tagada turvaline koolikeskkond. Ja kui seda ei suudeta, palun vabandust, siis te oletegi seaduse rikkujad ja teil ei ole mingit õigust karistada neid, kes püüavad seadust täita. Ja minul küsimus on ka lapsevanematele, et kas te panete oma lapse sinna kooli, kus soodustatakse veipimist, e-sigarette, võib-olla ka narkootikume, või panete lapse sinna kooli, kus õpetajad tegelevad sellega, et lapsed ei kasutaks keelatuid aineid, et koolis oleks kord. Ma arvan, et iga lapsevanem valib selle koha, kus on lapsel turvalisem. Ja Evelin, aga teeme väikese pausi ja tuleme ühe üsna dramaatilise teemaga. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme eetris tagasi. Sel nädalal oli arutusel ka nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu ehk muudatusettepanekud, kuidas vaktsineerimist siis karmimaks teha, kuidas trahve määrata mitte vaktsineerimise eest, kuidas WHO ehk Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni käske ja korraldusi usinamalt täita. Ja EKRE tegi sellele mitu lehekülge muudatusettepanekuid. Üks asi oligi see, et võtta välja see WHO juhtimine, sest WHO ehk Rahvusvaheline Tervishoiuorganisatsioon on üdini korruptiivne Hiina mõju all olev organisatsioon, kes väga usinalt toetab ravimisfirmade afääre. Ma toon ainult ühe näite selle kinnituseks, et seagripi skandaal, kui Rootsi siis vaktsineeris WHO paanika alusel suure osa elanikkonda ja tulemus oli see, et 600 inimest said eluaegsed kahjustused, maksti välja üle 20 miljoni Rootsi krooni kahjusid. Et selliseid paanikaid tekitatakse, nii et peab olema väga ettevaatlik. Ja teine teema, Evelin, sa ise pidasid kõne, mis puudutab laste kaalutlusõigust. Ehk siis, kuidas see täpsemalt oligi NETSis? Ja, et NETSis nüüd ei pea enam lapsevanem andma nõusolekut kui vaktsineerimiseks, vaid pigem siis tõesti lapsevanem peab siis selle keelduva kirja sinna saatma ja lapsed võivad ise otsustada, kas neid vaktsineeritakse või mitte, aga ma ei tea, kes vastutab siis pärast, kui on kõrvalmõjud. Aga kui nüüd sellest NETSist rääkida, siis see on jälle uskumatu asi, mis
toimub Eesti riigis, et nad annavad nüüd Terviseametile õiguse kehtestada karantiin, sulgeda koole, lasteaedu, peatada ettevõtete tegevust, et sõidetakse Riigikogust üle, et need inimesed ju ei vastuta millegi ega mitte kellegi ega ka mitte valijate eest. Mitte valijate eest ja veel, et Eesti õiguses hakkavad nüüd olulist rolli mängima ka nende organisatsioonide otsused, mille üle meil Eesti kodanikel puudub demokraatlik kontroll, et näiteks WHO peadirektor võib siis kehtestada meil eriolukorra ja samuti võib ka Euroopa Komisjoni liikmed võivad öelda, et nüüd on see on eriti ohtlik haigus ja nüüd me paneme teil kõik kohad kinni ja keegi ei vastuta. Ja me seisime ka nende definitsioonide vastu, mis on nii laiaks aetud, et iga sesoonne nakkushaigus võib nende järgi olla epideemia, mille kaudu suletakse kõike. Me oleme ju tegelikult koroona ajast õppinud küll, et kui halvasti seda asja aeti ja sundsüstimistest ja kohutavatest tervisekahjudest, mida paljud said selle sundsüstimisega. Ja ma näen jälle seal Riigikogus sellist nagu lolli tuima pilku, mis on Reformierakonna ja Eesti 200 saadikutel, neid absoluutselt ei huvita. Ma ei saa aru, mis neil peas toimub, nagu oleks mingi seen, nende aju halvatunud, nagu sipelgatel on mingi selline seen, et läheb aju ja paneb sipelgaid enesehävituslikult käituma. Aga ma toon veel siis asjad, mis sealt nüüd juhtub, et näiteks eelnõus jääb ju ka mulje, et justkui formaalne õigus jääb alles, aga selle eiramine toob kaasa sanktsiooni. Näiteks, et kui inimene ei taha, et tema kallal viiakse läbi terviseuuringuid, siis paneme su karantiini. No teatud puhkudel on mõned karantiinid põhjendatud, tuberkuloos näiteks, üliohtlik nakkushaigus, kui inimene ei allu sellele, aga see peab käima kohtu loal, mitte mingisuguse, see ei saa suvaliselt käia, sest tuberkuloosi osas on ju isegi multiresistentne tuberkuloos aga häda ongi just selles, et seal, kus on vaja teha, siis sellele liidetakse mingit kohutav pakett üleliigseid asju. Anti, mis tuberkuloosi haiged? Meil on ju täitsa hullud, inimesi pussitavad hullud ja jalutavad ringi. Ei ole kuhugi panna neid. Nad on ohtlikud, nad on füüsiliselt ohtlikud. Tartu vanglasse võiks panna, sinna võiks kohtupsühhiaatrilise asutuse teha, kus need ohtlikud psühhiaatri probleemiga, kes on muutunud ohtlikuks, oleks seal ilusti hoiul. No võtame selle Tapja Tarmo näite, et ta ju oli mitu korda eluohtlik oma elukaaslasele, aga midagi ei tehtud, jalutas ringi. Ja pussitas elukaaslast, kinni ei pandud, eks ole, lõpuks võitis inimesed surnuks, siis ei ole midagi, siis on arendame, kasvatame, parendame. Aga me jõuame veel rääkida pisut surrogaatluse teemal, ehk siis jällegi olid sa väga töökas saadik, muide sa oled vist kõige rohkemate kõnede pidaja EKRE fraktsioonis, kas see number vastab tõele? Selle kevadistungjärgul vist tõesti, kuna teemad on just sellised, mis puudutavad naiste õigusi, väga palju ongi neid teemasid olnud, siin väikse kõrvalhüppena, kas või Tartu vanglate teema, et tähendab Rootsi vangide teema, et nad siia Tartusse nüüd Tartusse hakatakse neid nüüd paigutama, et Riigikogu võttis ka selle seaduse vastu, aga kui nüüd rääkida tõesti sellest uuest Euroopa Liidu direktiivist, millega siis hakatakse võitlema inimkaubanduse vastu, siis sinna pandi üks säte juurde, milleks on surrogaatemadus ja kummaline, kui see ka ei ole, see mainitakse ära ka mingeid sätteid, et see vahendaja oleks samuti inimkaubanduse üks lüli, et see jätab need lülid sealt vahelt välja, ehk siis tekib selline olukord, kus inimene ütleb, et ega ma ei teadnud, et see surrogaatema on inimkaubanduse ohver ja tal ei järgne mitte mingit karistust. Ja EKRE tegi sellele seaduseelnõule
parandusettepanekuid, et võetakse ka vastutusele vahendajad ja teenuse tellijad aga hääletati maha. Mul jääbki selline mulje, et millega te tegelete, et ainult formaalsustega, et võetakse vastu seadus, pannakse sinna juurde, et surrogaatemadus on inimkaubanduse üks vorme, aga sellele ei järgne mitte mingeid sanktsioone, jäetakse kõik need teised, ütleme nii, et elundikaubanduse vahendajal on sanktsioonid peal, aga surrogaatemaduse vahendajal mingeid karistusi ei järgne. Ja ma leian, et tegelikult see ei lahenda seda probleemi, vaid pigem ma näen, et nad jätavad selle ukse lahti homopaaridele, et need saaksid jätkuvalt lapsi tellida, nagu meil üks täiesti satanistlik tegevus, ma ütleksin, et see ajalugu annab sellele hinnangu, sellele õudusele, mida nad teevad. Ja mis jälle sealt inimkaubanduse vastasest direktiivist välja jäeti, on ju et lapse käest ei küsi keegi, et kas sa oled mingi tehingu objekt või subjekt, et sa oled nagu mingi tellitav toode ja aga jälle meie seisukohad jäävad hüüdja hääleks kõrbes, sest meil on Riigikogu saalis Reformierakonna ja Eesti 2 saadikud, mille aju on nakatunud mingi seenega, mis on pannud käima selle enesehävitusfunktsiooni. Väga hästi öeldud, sest sellist kujundit kasutatakse mitmes raamatus, et ideoloogiad või ka halvad ideed liiguvad nagu viirused inimeselt inimesele ja nende soov kiindunult vaadata silma ülemustele Brüsselis kollase viisnurga all. See on niivõrd tungiv, nad peavad põlvitama, see on nagu moodne religioon. Kui vanasti oli ka inimeste elus religioonil ju tohutu tähtsus, eks, ja käidi kirikus, siis ma ütleks, et liberaalide religioon, oma nii-öelda pseudoreligioon on nagu ülimalt kiriklik. Esiteks sellega kaasnevad igasugused keelud, käsud, ähvardused, paneme su suu kinni, kehtestame vihakõne seadusi, meil on õigus, siis selline satanistlik kalduvus, mingisugused satanistlikud bakanaalid Praidi rongkäikude näol, kus hüpeldakse nahkpükstes hambad irrevileks ja ähvardatakse kõiki, kes kõiki foobideks sõimatakse. Et ma ütleksin niimoodi, et on omamoodi satanismi ajastu, et see on kõige lihtsam selgitus sellisele hullusele. Kui keegi loobib beebisid uusaasta ööl, beebimulaaže vastu lavalaudasid ja siis liberaalne eliit irvitades vaatab pealt. Mida sa oskad öelda? See meenutab mõnda filmi, kus tõesti nagu saatan võtab inimese üle. Ja ma mõtlengi nagu kas või toon selle Eesti näite ka, et selle laste kauplemise või tellimise teenused, et kui inimesed kirjeldavad, need Haaber ja Piller kirjeldavad, kuidas nemad lapsed hankisid, et kuidas nemad siis seda munarakku otsisid, et tahtsid, et oleks rohkem selline iiripärane ja siis kuidas nemad lõpuks siis leidsid selle nii-öelda üsa, et see oli... Leidsid koha, kus saab äri ajada, sest paljudes osariikides keelatud USA-s. Agentuur vahendab ju seda, et sa lähed sinna, võtad kataloogi, valid munaraku välimuse järgi, siis pärast leiad selle pesa, kuhu sa selle munaraku siis kasvama paned ja mina ei usu sellesse, et see on mingi kristlane ja ta on vabatahtlik, tema mees on politseinik. Mina näen, et seal olid majanduslikud argumendid, kui ikkagi pannakse sulle mingi 100 000 eurot või dollarid laua peale. Saaks uue maja osta. Aga see on orjandus, et inimesed ise, kes seal osalevad, ju ühel hetkel võivad ka aru saada, et neid on sisuliselt orjana ära kasutatud. Me käisime koos Evelin vaatamas väga muljetavaldavat filmi Gruusia režissöörilt Ketevan Vašagašvililt, mille nimi on 9-kuine leping. Ehk siis kui satute sellele
internetis peale, siis see on väga muljetavaldav, et kuidas naine oli suremas tegelikult selle tõttu, et ta tahtis, et tal laps saaks ikka hea hariduse, see tema ainukene laps ja siis ta tegi üks surrogaatlus teise järel, see oli nii masendav, kuidas teda ära kasutada. Aga see ongi majanduslik surutis, et inimene ei ole ju sellises olukorras vaba, kui tal oleks alternatiivid, oleks head palgad, ta saaks oma palga eest lapse ära koolitada, ta iialgi ei teeks midagi nii tervisele kahjulikku. Ja lihtsalt see dilemma, mis avanes, et tema tahab lapsele head haridust ja nii nagu kuskil pildiraamatus ja sellist elu ka, aga kujuta ette, ta oleks surnud ja milline süütunne oleks jäänud põlvkondadeks lapsele, need dilemmad on nii kohutavad. No, mina usun sellesse, et ema võib oma elu lapse nimel ohverdada. Kui tema lapsukene vajab head elu, on emasid. Aga seegi on kuritarvitamine, Evelin, muidugi võib ohverdada, aga kui ta oleks ohverdanud ja laps oleks jäänud tegelikult ilma emata, tegelikult ilma ema armastuseta, võtnud mõne kursuse võib-olla ülikoolis, kumb siis oli sellel kaalul parem ja väärtuslikum. Ja see laps oleks saanud samasse, ütleme, karusselli, et ta oleks ka võib-olla sunnitud mingil hetkel, nagu see nainegi, tema emagi hakkama surrogaadiks, kuna majanduslik surutis. Nende elu tegelikult ei olnud nii hull, nad said hakkama, kõige tähtsam oli ema armastus. Ei olnud kerge elu, aga samas riskida oma tervisega lapse pärast ja jätta laps emast ilma seda kaudu minu meelest oli just nimelt inimkaubanduse võrgustik võttis selle haavatava naise enda kontrolli alla ja surus teda sinna niši. Ja pärast, kui Ukrainas ju sõda algas, siis ju naised ju rääkisid, kuidas seal olid need surrogaatide farmid, et naised ju rääkisid, et neid koheldi nagu loomadena, et lastele ei tuldud järgi, piirid kinni, see on kohutav tragöödia. Ja ma ütleks, et kui Euroopa Liit tegelikult seda ära ei keela, siis ta ei võitle mingi inimkaubandusega, see on teesklemine. Mõned üksikud liikmesriigid on ära keelanud üldse ostmise, see on tubli. Ja piiriülese. Aga piiriüles nad väga ei taha keelata, EKRE tegi ettepaneku piiriülene ära lõpetada, et ei oleks nii, et Indiast ikkagi saad lapsi osta, filminäitlejad ja homod ja mingisugused jõukad kodanikud ikkagi kuritarvitavad teiste riikide, Gruusia, Ukraina, India, Indoneesia, neid vaeseid inimesi, et nii ei tohi teha tegelikult, et pühime uksealuse endal ära ja mujal kuritarvitame inimesi. Aga suur tänu, Evelin, selle istungjärgu arutelu eest. Seda ma võin öelda, et meie saade jätkub, me ei kavatse teid ilma jätta uudistest ja nende rahvuskonservatiivsest analüüsist. Jah, me ei tohigi minna praegust nii masendavat saadet suvepuhkusele, sest ma loodan ikkagi, et kuskil on need head uudised ka poliitikas. Hea uudis on see, et Eesti rahvas peab veel vastu. Pidage vastu, hoidke suvel omal motivatsiooni üleval. Tulevad ka valimised järgmise aasta märtsis ja ma loodan, et Eesti languskõver keeratakse üles. Just, ja ma tuletan ikkagi meelde Eesti rahvale, et te olete nende 100 000 eestlase järeltulijad, kes pidasid vastu Põhjasõja ja elasid üle katku, nii et meil on see geen olemas, et veel hullemaid aegu üle elada, aga ma loodan, et hullemaks enam ei lähe. Aitäh, stuudios oli Anti ja Evelin Poolamets, me jätkame järgmisel nädalavahetusel. Kohtumiseni. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.